Nonii, nimeta vähemalt 4 Eesti naisräpparit. Sellest hetkest, kui pudel sinu peale maandub, on sul 20 sekundit. Kõlab lihtsalt. Ja, lihtsalt. Hoax. Kas see on siis 2 või? Jaa. See on 1. Nimeta mõlemad siis. Lisann ja... See pole seda nimi. Ja näed ja paneme Easy Clap. Ma rohkem ei tea. See oli 2. Ja mõlemad ühed. Mis see viimane oli Clap lihtsalt või? Easy Clap. Ühed on ju 1. Ei ole, neid on 2 ju. Neid on 2, aga nagu, kas nad on räpparid selles suhtes? Kui sa ütled 5 minust, sa ütled 5 räpparit. Eesti paneb sellesse... See on actually hea point. Metsakutsu... Sest et ta oli mu tosside kohta midagi öelda. Ma ei ole fresh. Ja Tigran, see lugu räägib enda eest juba. Aga ma ei tea, kas ma tean ühte veel. Kolmandatel on. Oled ju. Kes see? Superstaaride kohta ei olnud midagi. Uudo Sepasta. Superstar. Uudo Sepa näppar või? Superstaarid. Ei. Jaa. Sülita välja, mida sa põed? Ei, ma mainisin ühes laulus, et suur papa kannab Adi Superstar. See ei ole fresh, aga nagu not big this, bro. Kõva tiss, jah. Kõlab nagu tiss. Kämpa kõvi. Klassikute ümbertöötlemine on pop. Nimeta vähemalt 3 Eesti laulu, mille sõnadele või meloodiale on Nublu uue hingamise andnud. Okei. Ta on ju Girli Stringsi asju tegi, või ta tegi koos seda või? See oli vist remix vist, jah? See oli remix. No, kind of uue hingamise andmine. Vist ta on ju igasugune neid vanu eestikeelseid neid asju nagu enda tekstisse pannud küll. Siis muidugi see Umma Muudu telefoninumber on ju. Kõnetrõot või mis see oli. Ja... Issand, mul ei tule praegu ükski asi meelde nagu. Siripiri Vinn, Golden Rio, Kõnetraat, Rotterdam, Kukerpillid, siis lõpuks leidsin sind, Rolli õed. Okei, ja tegelikult vist on neid terve hunnik veel, on ju? Ja. Andekuse järjekord on, ma arvan, Korea, Kohver, venelane, mina, Lancelot. Ja ise valid, kumba pidi võtad seda. Ma arvan, Korea kõige andekam sellepärast, et tüüp lihtsalt nagu... Ta vist on kõik maailma raamatud, ma arvan, ära lugenud. Sellepärast ta teab nii palju. Kohvril nii veider, kui see on, tal lihtsalt nagu tulevad asjad välja. Venelane on nii kaua selle muusikaskenega tegelenud ja selles sees olnud, et tüüp lihtsalt on väga tunneb mugavalt ennast seal. Ja mina ja Lancelot nagu tulime selle karusselliga nagu kaasa ja oleme siin õppinud nagu ujuma vaikselt lihtsalt. Sina oled andekam kui Lancelot. Ma ei saa ennast viimaseks jätta, come on. Viimase 10 aasta jooksul on R2 aasta hiti võitnud 4 räpplaulu. Nimeta need. Kas nagu Hercule Poirot või kas sul võib öelda Giro? Tommipoi ütles Giro mulle F-il ja ma ei saanud. See oli mingi 10 erinev hääldus nagu. Giro. Anyway, oota, Põhja-Tallinn. Aga mis laul? 2 korda. Meil on aega veel ja siis seal oli mingi Põhja-Tallinn veel nagu. Nublu. Mina ka oli äkki või? Ja just võitis siin klišeerike Max Maakas. Oli 4. Davai. Meil on aega veel. Põhja-Tallinn alati olemas. Mina ka. Oli mina ka. Ja Maakas. Palju õnne. Palju õnne. Aga ühte sa ikka ei nimetanud õigest ära. Palju siis 2 Põhja-Tallinn? 2 korda Põhja-Tallinn. Alati olemas, kas käib? Vahet ei ole. Ma olen alati olemas! Ma olen olemas alati! Asjad realiseeruvad alati minu Ohohoo. Sa vaatasid mulle otsa.
ma tahtsingi Max öelda sellepärast, et ei, aga no AG Wild Disease. ma ei usu, et AG arvab, et ta on. ma ei usu ka, aga lihtsalt no see nagu balanss ei ole paigas, võtta. Hunt ei ole ka vist räppar, ta on pigem siuke mingi külalädra. ja aga nüüd ka AG tuli, miks kõik rahapesukarud ära on unustanud. Ja, issand jumal. Need ka. No see on räpipunt rohkem. No see on juba 4, on ju. Hundist räägides siidripurgid, džinnipurgid, autoga lähed kuskil konsale, siis on päris hea entertainment. Tõmbad Konsumi ette, tõmbad sineka. Aga ei, kindlasti hea räpiga ei ole tegemist. Hunt räpib nagu ta oleks vahukomm kurgus. See kuulus näitleja viis koju ajaloo esimese räppmuusika Grammy'ni. Ma olen seda kuulnud. Äkki see oli hästi hiljuti ja äkki see oli Weekend. Will Smith oleks mu teine variant olnud. Aga Weekend ei saanud ühtegi Grammy nominatsiooni. Ta esines sellest, no? Ei, ta esines Superbowlil. Tegi selle Adele võtti selle kõik ära või midagi siukest. Kuradi Adele, noh. Õpetlik lugu Sass Ennost. Ma ei tea, kui õpetlik see on, aga Sass Ennole meeldib süüa liiga vürtsist toitu, liiga palju. Ja Sass Ennole võib-olla ostis liiga väikse auto endale. Ma ei tea, kui õpetlik lugu see on. Väga õpetlik Sass Enno kohta vähemalt. Ma ei tea, mis ikkagi õpetlik lugu? Selles suhtes, et kui ta minu koolis käis, siis ma käisin ise. Õpetlik loeng oli küll väga inspireeriv. Ma käisin ka Sassiga ühe korra, ma ei mäleta, mis kooli see oli muidugi. Ei, ma kujutan ette, et Sassi loengud võivad olla täitsa õpetlikud. Aga sinu? Minu loengud tõenäoliselt ei oleks nii õpetlikud. Ma annaks loengud sellest, kuidas nagu võib-olla mitte minna igasuguste teoreetikutega kaasa. Ma arvan, see oleks üks loeng, mida võiks anda. Veits nagu need samad teised inimesed ütlevad silmi avada, mõistusega mõelda. Need oleks minu loengud. Eesti esimesi viraalseid naljaräppe Botased kuluvad tõi nimepidi välja 3 kuluvat tossubrändi, nimeta need. No see on sulle midagi. See kellegele teisele ka siin. Jordan. Ei olnud. Esimene variant oli Jordan. Mitte minu loeng, bro. Oota. See on Botased kuluvad. Botased kuluvad, või? Sa mõtlesid Tibulinnu? Ei, oota. Etnis. Nike. Hakka laulma seda enda peas. Ma laulangi. DC. Ma mõtlesin, tubli poiss. Ma mõtlesin, kus ma Tigranni laulu kuulsin? Mis laulu? Ma mõtlesin, see räägib sellest kuradi... Tüübil endal olid videos mingisugused nakad. Okei, sealt, okei. Õige vist, jah. Uskvarnad. Kandilise sellega. Jordan kulumises. Naka. Seda plaati peetakse Eesti esimeseks hip-hop albumiks. Sa peaks küll teadma. Esimene hip-hopi album, see on mingi A-rühma, kas see oli laulmata jäänud lauluda? Ei, see tuli hiljem. Ta toetada. No laulmata jäänud laulud ei olnud, aga ma oli tõenäoliselt, mis asi oli. Opulo või? Sellest sai just mingi mitu aastat, mingi 20. See oli mingi 94, midagi niukest seda. Loll päevaks võtab vastu järgmise karistus omana. 3 tükki või? Ma arvan, et ma ei oleks võib-olla ise tahtnud teha sidur-pidur gaasi. Okei. Kui seda nagu raadiost mängiti, siis see ajas natukene. Sa oled buumer lihtsalt. Ja võib-olla asi see on buumer, jah. See oli natukene liiga intens minu jaoks. Sul pole rekat lihtsalt. Peer. Sa oled siis kade. Kui sul küll nii suurt laulu kui midagi peab valima, siis see. Ei, see on jumalt fair, ma ei tea. Ma ise oleks ka teinud.
tema on EMA aasta hip-hop artistiks kandideerinud 3 korral, võites kõik 3. Mõtle nüüd, kes võib olla. Huvitav. Meie ei olnud. Kohe kindlasti. Teie pole käinud. Ei ole käinud. Sina ka ei ole käinud. Sina ka ei ole käinud. Eks see üks ja ainus lugu meil saab olla. Chase. jaa, kusjuures ma isegi teadsin seda. Kõikidel kordadel. See on konksuga praegu. See oli konks, jah. Tõmmati nagu aneks. Mis siin öelda? 4. või? Mul ei tule esimese asjana kohe mingit sükest nagu otsest mingit tüli vist ette või, aga võrreldes nagu teiste bändidega võib-olla on tundunud Shannon võib-olla süke ebaviisakas teinekord. Aga seda nagu niimoodi kõrvalt vaadates. Üldiselt saame kõik nagu läbi Backeris või kui on mingid suured, jah, ma ei tea, pärast sul on võib-olla mingi lugu rääkida. Kõlab küll. Ma mõtlesin lihtsalt, et kas sa ütled selle, et kui ma Tartusse tulin ükskord teile sinna, et siis ma panin seal Backeris palju. No, sa panid tagahoovis paljud ringid. See oli pigem nagu naljakas, mitte ebameeldiv. See oli see, et nagu alati keegi pidi jälgima, kus sa oled, vaata. Ja siis läks 10 sekundit läks mööda, siis kus Marps on, ronib kuskil. Et see oli nagu... Mul on ka Marpsiga, joob kõik raidid ära tavaliselt. Kunagi oli lihtsalt mingi süke lugu, et me jõudsime kuskile laivile, äkki see oli Tartus, ma tulin mööda ja Shannoni tüübid olid seal ja siis nad lihtsalt karjusid hostile stiilis, et türa, kus mu kohvi on, vaata. See võis, ma võisin tulla ka mingi suva momendil sisse, aga siis tol momendil ma olin mingi, et what the hell, väljas on ilus ilm, miks peab niimoodi karjuma. Nimeta vähemalt 4 Eesti räpparid, kelle nimes on või on kunagi olnud Väike, Lill või Young. Sellest hetkest, kui pudeli sinu peale maandub, on sul 30 sekundit aega. Tahad keerutan ise äkki või? Kuule, see mäng on ready nagu. No. Noor väike Marps, kas see läheb 2 eest või ühest Eesti esimene noor ja väike? Siis meil on ju Lill, Till, Väike Pede. See Lill on mingi hiljutine entry või? Juba mingi aasta aega tagasi. See film tehti, see oli suht kõva, 30 sekundit saab läbi. Meil on veel Noor Meek. Noor ei ole see. Noor ei ole. No Young Meek. Ei ole. Ei ole niisugust asja nagu Young Meek. Ära mõtle reegleid välja. Väga enesekindel lähenemine. Seda saab mitmed pidi ennetada. Alustaks sellest, kui keegi ei kuule sind. Jah. Kui keegi ei kuule sind üle mitme aasta töö juba, siis on natukene hakkavad mõned küsimärgid tekkima. Et mis sa valesti teed, mis sa... Üldiselt mul on palju sõpru, kes kunagi omal ajal üritasid hakata tegema seda, aga kuidagi naturaalselt see ei kukkunud neil nii hästi välja, näiteks kui mul kukkus. Hiiumaa on hakkaid räppareid täis või? Kuule, no ma ikka alustasin mingite poistega Hiiumaalt ja nüüd praegu, ma ei tea, poisid käivad mingi merekoolis ja... Hoomid peab alati kaasa. Ja KV-s ja... Merekoolis. Hoomid saatsid merekooli. KV-s. Üldiselt jah, et nagu main thing on see, et kui sa nagu lendad peale mingite vanade asjadega või mingite teemadega, mis nagu ei ole praegu relevantsed ja sellist kuidagi nagu üritad mingeid lahedaid lauseid varpida kokku, mis nagu üldse nagu ei sobi, siis väga ei toimi, et sul on nagu mingi sisu ja iseloom seal sees olema. Punnitada ei tohi kuidagi. Jaa, täpselt. Liiga palju tõtad liiga tõsiselt kohe endalt, et ei tee seda nalja ja hakkad kohe mingit kuradi hitti süstima. Minu nagu main point on alati olnud see, et esimese asja on ikka nagu nalja teha, sest et ma olen enda arust pigem nagu
naljavend kui muusik isegi. Nalja, mitte liiga tõsiselt endalt vaata. Aga no see ongi vaata see tegelikult, et ma isegi ütleks, et nali nagu, aga lihtsalt ära suru nagu. Sa pead muusikat tegema nagu sellepärast, et sa nagu tahad seda teha, vaata, kui sa lähed lihtsalt tegema nagu selle pointiga, et davai, ma ei tea, mulle mingi meeldib kultus, mis sellega kaasneb võib-olla, on ju, et ma tahan mingi klauti saada, vaata. See ei ole nagu mingi veenev põhjus, et mussi teha. Jah, täiega. Ma tahtsin endale Monsu tätoveeringuid teha, jumal Mine tähendab. Aga need inimesi on Eestis. Ja ma mõtlesin, et ma teen nagu siia nagu Brand Chain, peale nagu. Mine Monsu. Mees on nagu mingi WRC auto. WRC auto.